Tere! Tänane koolitus on meil infosõja teemadel ja räägime sellest, mis toimub sotsiaalmeedias, millised sõnumid levivad, mis asi üldse infosõda on. Ja et seda teemat on üsna keeruline seletada, siis kutsusin endale appi täna Maria Murumaa-Mengeli, kes on 15 aastat tegelenud meedia infopädevuste arendamisega ja on kindlasti valdkonda põhjalikult uurinud. Tere, Maria! Tere! Ja sul on õigus, et mind on siiamaani küll huvitanud mitte niivõrd infosõda, et see on olude sunnil tulnud hästi teravalt fookusesse. Siiani olen ma lihtsalt üritanud aru saada, kuidas info sotsiaalmeedias liigub, miks inimesed niimoodi käituvad ja kuidas nad käituvad ka loomulikult, et kirjeldada. Ma arvan, et võib-olla lähemegi süstemaatiliselt asjale, et sul on vist mingid targad slaidid ka. Et paneme need siia ette. Nii. Räägime täna 10 punkti koos Dianaga, ma loodan, sest 2 pead ikka 2 pead ja kui teid on ka palju, siis kindlasti omavahel rääkige ka nendest teemadest, sest üksi leida üles tõde on väga raske. Sotsiaalmeedia rolli infosõjas saab muidugi vaadata väga paljude erinevate nurkade alt. Näiteks on väga olulised on tehnilised nüansid, kuidas inforündeid korraldatakse, nii edasi. Täna me sellest väga ei räägi. Me räägime pigem sotsiaalsest poolest, me räägime inimeseks olemisest ja inimesena info vastuvõtust. Ja 10 punkti on mul täna teile välja mõeldud. Muuhulgas ka pakun välja mõned sellised mõtted, et võib-olla tasub koolis mingisugustesse tundidesse neid ülesandeid põimida, võib-olla arutada koos oma õpetajatega ja koos oma kaaslastega. Et kõigepealt on hästi oluline enda jaoks teadvustada, et mis asi see praegu on, mis meie ümber toimub. Et me peame aru saama sellest, et see ei ole tavapärane situatsioon. See on hoopis teistsugune. Info liigub meeletult palju kiiremini ja meeletutes kogustes. Nagu kui me mõtleme kvantitatiivselt, siis praegu liigub hästi palju infokilde. Ja infokillud on rasked arusaamise mõttes, sest infokillud esitavad meile ainult nagu väikeseid fragmente maailmast. Ja sellepärast võime me vahetevahel sellesse kõigesse ära uppuda ja on kuidagi eriti raske on aru saada, mis on tõde, mis on vale, kuidas oleks õige või vale käituda ja nii edasi. Et infokorrektus on see mõiste siin. Ma korraks küsiks vahepeal, et sa tood välja infokild, aga mis on infokild, et kas on lõik uudisest või võib ta mingis muus vormis olla, et mida me üldse defineerime selle infokillu all? No infokillu all siin selles kontekstis ma loen neid selliseid väikeseid fakti ja siin taga on küsimärk, jupikesi. Et mis näiteks, kui te olete Twitteri kasutaja, siis teil on tõenäoliselt päris hea ülevaade sellest, et nagu tuleb hästi palju erinevatest valdkondadest, erinevate inimeste, erinevate allikate käest selliseid väikeseid nagu hüüatusi. Aga mida nad tähendavad ja millised nendest on nagu faktidega toestatud, ehk siis mul on võimalik minna ja kontrollida neid. See selgub sageli natukese aja pärast. Et pisut hiljem, sest et faktide kontrollimine, tervikpildi kokkupanemine on veidi aega võttev. Ajakirjanikud näiteks üritavad seda iga päev meie jaoks teha, et me ise ei peaks seda tegema. Et koguda kokku näiteks 100 erinevatest allikatest info, võrrelda seda, vaadata, mis klapib, mis ei klapi, ehk siis mida ma saan välja öelda, et jah, see on fakt ja mille kohta ma pean panema juurde mingi sellise märkuse nagu näiteks, et väidetavalt. Selle allika sõnul, hinnangul, et need on need sõnad, mis aitavad minul meediatarbijana aru saada, et ahah, see on kinnitatud, aga vaata, seda on ainult üks inimene näiteks öelnud. Et siin on see iseenda pilgu teravdamine ja ma ei räägi ainult uudistest muidugi, ma räägin ka kõikvõimalikest info liigutamistest, olgu see siis, ma ei tea, postimees.ee-s või olgu ta TikTokis, et sõja kohta infot liigutavad praegu väga paljud erinevad inimesed ja organisatsioonid. Ja siin juures tulebki saada aru, et selles suures segaduses, kus kõik räägivad, kõik üritavad panustada, kõik üritavad mingisuguseid oma eesmärke täita, on väga palju valeinfot.
ja valeinfo puhul tasub eristada enda jaoks kahte eritüübilist. Üks neist on misinfo ja teine on desinfo. Misinformatsiooniks loetakse tavaliselt kõik see, mis juhtub kogemata, inimliku eksimuse tõttu, tõlkevigade pärast, sellepärast, et inimesed ei saa võib-olla kohe hoobilt aru, mis toimub või ei ole nagu aega kohe kontrollida. Midagi on viltu läinud. Ma ei tea, Diana, sa võid siia mõelda mingisuguseid näiteid. Ma tean, et sa oled neid ka kogunud. Mis on sellised näited, mida sa märganud oled? Et mis on läinud viltu või? Kogemata. Inimesed on lihtsalt, see ei ole meelega. No ma arvan, et näiteks see Putini käe teema oli väga hea näide, kus inimesed võtsid Twitteri video, vaatasid tõepoolest või ütleme aeglaselt vaadates läheb inimese käsi läbi mikrofoni, loodi kohe lugu sellest, kuidas tegu on valeinfoga, mingi rohelise taustaga on ju. Pean isegi tunnistama häbiga, et kuna seda jagati nii palju ja osad olid päris usaldusväärsed allikad, jagasin ka. Aga siis saadeti mulle link, öeldi, et kuule, vaata originaalvideot oli kuskil seal YouTube'is, on ju korraliku resoga. Ja kui ma slow motioniga olin selle koha ära lindistanud ja siis telefonis kaadri haaval vaatasin, siis ma pidin tunnistama, et ei olnud seda olukorda tegelikult vähemalt. Aga inimliku eksimuse pärast, et see tundus fishy, on ju, nagu Twitteris. See tunduski ja Twitteri, ta tõesti pakkiski video niimoodi kokku, et seal Twitteri keskkonnas oli reaalselt selline olukord olnud. Lihtsalt Twitter pakib videot kokku ja sellega langeb video kvaliteet. Või siis need natukene, ma ei taha küll võtta sellist meelelahutuslikku tooni, sest et sõda on tõsine asi, aga seesama tädike, kes drooni viskas alla, on ju, alguses oli see kurgipurk, aga hiljem tuli välja, tädike ise ütles, et see oli tomatipurk hoopiski. Loomidega veel, näed sa. Et need on sellised kaks väga erinevat näidet, aga sellist tüüpi väikeseid vigu tuleb ette kõigil, ka ekspertidel, kusjuures ka tipposkustega inimestel ja tippteadmistega inimestel. Nüüd teine asi on aga desinfo. Desinfo on klassikaline nagu propaganda. Desinformatsiooniks loetakse siis sellist infot, mille saatja teab täpselt, et ta moonutab, võltsib, valetab, aga ta teeb seda mingisuguste oma eesmärkide saavutamiseks. Nüüd ebamugav tõde on see, et desinfot ei tee ainult pahad inimesed ja nii-öelda pahad tegutsejad, vaid desinfoga tegelevad kõik infosõja osapooled ja antud juhul siis desinfot levitavad nii Venemaa erinevad tegutsejad kui ka Ukraina erinevad tegutsejad. Ja see põhjus on siis selles, et desinfol võib olla palju erinevaid eesmärke. Üks on hirmutada. Inimesed lihtsalt ära hirmutada, et nad kardaksid, sest et hirmul inimesi on lihtsam kontrollida. Võib olla ühiskonna lõhestamine, et me kõik kakleksime siin mingisuguste suvaliste teemade pärast, mis tegelikult ei ole tähtsad ja et me kaotaksime fookuse. Desinfo eesmärk võib olla näiteks oma rahva motiveerimine, et ukrainlased jaksaksid vastu panna ja võidelda. Sellepärast näiteks Ukraina ei räägi väga paljul häälel oma kaotustest kogu aeg ausalt ja läbipaistvalt. Desinfo eesmärk võib olla vaenlast heidutada, näidata ennast võimsamana, kui me tegelikult oleme, süstida hirmu ka teise poole võitlejatesse. Et seal on nagu palju erinevaid põhjuseid, miks desinfot tehakse ja see ei ole nagu selline mustvalge, et head ja halvad. Et tegelikult, kui me praegu vaatame selle Ukraina sõja seisukohalt, siis tegelikult desinfoga on ka ukrainlased, sest ega desinfo ei tähenda valetamist, desinfo tähendab info kontrollimist, on ju? Seal on siiski tavaliselt, et see info ise on ka nagu moonutatud. Ta ei ole tingimata vale, aga ta võib olla võimendatud proportsioonidest välja, et ta ei ole nagu täiesti läbipaistev lõpuni aus kommunikatsioon. Okei, ehk siis näiteks võtame kas või Ukraina näitel, et suure tõenäosusega iga traktor praegu on ju tank ei vea, aga kuna nad on seda postitust nii palju võimendanud, siis kui praegusel hetkel ütled traktor, tuleb sul paratamatult silme, et Ukraina traktoriga mingi lahingutank taga on ju, et see on selline väga tugev.
okei. Aga siinjuures ei maksa ka alla anda ja lüüa käsi taeva poole ja öelda, et ahah, et igalühel oma tõde on ju, et olemegi siin tõejärgses ühiskonnas, kõik arvavad oma maailma sees omamoodi. Ei, faktid on ikkagi olemas, et lõpuks on võimalik sul ära tõestada, et jah, need traktorid vedasid seda sõjatehnikat seal ja seal ja seal ja seal ja seal on ju, et jah, see oli tomatipurk ploomidega, mis tabas seda drooni tädi, ma ei tea, mis iganes nimega, käest visatuna on ju, et jah, nii palju kaotuseid, jah, et faktid ei kao ära, aga faktide kontrollimine selles infomäsus võib võtta kauem aega ja olla keerulisem, aga tõde tuleb päevavalgele. Nagu see lihtsalt on nii, see on info liikumise alus selline mudel. Ja siinjuures veel üks asi, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et kõik teevad vigu. Et inimesed teevad praegu vigu ja oma eksimuste tunnistamine, ka siis, kui sa ise oled jaganud kogemata mingisugust valeinfot, mingit huvitavat klippi, mingit põnevana tunduvat kuulujuttu, on täiesti okei, kui sa ütled, et kuulge, ma panin täiega pange, et ma ei teadnud, ma ei olnud ennast hästi informeerinud ja see tundus usaldusväärne, aga tegelikult ei ole, sest vaata, see allikas ütles, et sellega ei ole niimoodi. Et niimoodi ausalt rääkides saame me üle ka sellest krambist, et meil peab kogu aeg õigus olema. Me ei saagi praegu kogu aeg õigus olla, sest see on nii keeruline olukord. Me keegi ei ole sellises olukorras olnud enne. Ja see on ka tähtis, et me ütleme välja asjad õigete sõnadega. Et me ei räägi konfliktist, et me ei räägi kriisist, et me ei räägi sellest infokorratus. Ei, see ei ole lihtsalt infokorratus, see on infosõda. Ja ma tean, et seda on hästi ebamugav välja öeldast, et see on suur, raske ja hirmutav sõna. Teate küll, Voldemorti värk on. Siis me peame olema piisavalt julged, et öelda välja need asjad. Sest praegu ei ole see hetk, kus me saame diplomaatiliselt nagu kuidagi niimoodi bürokraatias ja sellises üldises abstraktses keeles supeldes kuidagi moodi sellest jamast välja. Ei saa. Ja see ongi teine mõte, milleni ma tahtsin täna jõuda. Infosõda on tõsine asi. Mitte ainult infosõda, vaid sõda on tõsine asi. Ja see olukord ongi väga keeruline. Ehk siis see ei ole tilulilu, mis läheb kohe mööda. Me tõenäoliselt tegeleme nende tagajärgedega, kõikvõimalike tagajärgedega, ka enda nagu sellise personaalse läbielatud trauma ja mitte ainult ukrainlased, vaid tegelikult kogu maailma inimesed, kes on nagu aktiivselt selles teemas sees olnud. Seda me lapime veel pikalt. Aga loodetavasti me saame üksteisele toeks olla ja see võib meid nagu kuidagi moodi liita uuel moel, et olukord on hästi tõsine. Teiselt poolt, aga ärme ära unusta seda, et nii paljud inimesed, nagu parimad eksperdid, praegu annavad endast kõik ja rohkemgi veel, et see olukord natukene leevenduks või laheneks. Et sina ei pea minema, ma ei tea, relva ekspertsuse teele, sest et meil on parimad eksperdid juba seal tegutsemas. Sa ei pea hakkama, ma ei tea, välja mõtlema, et kuidas parimat purgisuppi teha. Salvestisrahvas juba möllab sellega. Et igal ühel on oma väga spetsiifiline ekspertsus ja las need Javelinide tüübid siis tegelevad Javelinidega ja las poliitikud teevad poliitikat loodetavasti puhast ja riigi inimeselikku. Las õpetajad õpetavad ja kui sul on jaksu, siis sa saad ka praegu ju aidata, on ju. Et las inimesed tegutsevad oma ekspertsuse piirides. Näiteks, kui me hakkaksime siin praegu Dianaga rääkima sellest, et ei, et kuule need tactical food packid, et seal on nagu tegelikult need komponendid on natukene nagu paigast ära, et seal see toiteväärtus. Proteiini on vähe, on ju. Kuula meid, sest et meie ei ole tehnoloogid, me ei tea mitte midagi sellest. Või kui me hakkaksime pikemalt rääkima tankidest või Javelinidest või millest iganes. Meie ei ole selle valdkonna eksperdid. Ja see ongi nagu sinu kui meediatarbija ülesanne. Sa pead kontrollima inimeste ekspertsust. Kas see inimene teab, millest ta räägib või ta lihtsalt küsin küsimusi? See on tehnika, see on propagandatehnika. Ma lihtsalt küsin küsimusi. Küsimusi võib küsida, aga kui selle küsimuse sees on väide ja selgelt nagu tänaseks ära kaardistatud,
Venemaa riiklik narratiiv, mida üritatakse kõikidesse ühiskondadesse praegu sisse süstida, siis see ei ole lihtsalt küsimuste küsimine. Et ärgme lase ennast sellest nagu narritada. Olukorda ei maksa seda tõsidust alahinnata. Liigume edasi kolmanda mõtte juurde, mis tegelikult haagibki selle teisega, usalda eksperte ja otsi nad sotsiaalmeedias ülesse. Ehk siis mõtle läbi, kus ma teda leida võiksin, kas ta räägib kaasa Facebookis, kas ta räägib kaasa Twitteris ja tõepoolest nagu hoia terav silm ka tema väljaütlemistel peal. Kontrolli eksperte ka, sest me kõik keerleme praegu nendes tohututes infovoogudes ja me teeme vigu. Selleks, et saada paremini aru, kuidas süsteemid töötavad, kuidas propagandasüsteem töötab, kuidas ajakirjandus töötab praegusel hetkel, kuidas saadakse uuriva ajakirjandusega jälile mingitele asjadele, kuidas ise kontrollida mingisuguste materjalide tõele vastavust, ehk siis teha ajakirjaniku või detektiivi tööd. Selle jaoks on palju erinevaid väga häid initsiatiive ja selliseid algatusi. Organisatsioone, kes tegelevadki sellega. Propastoppi julgen nimetada, Bellingcat on ingliskeelne, aga neil on mega häid juhiseid, kuidas niimoodi samm-sammult minna ja kontrollida videot, tsitaati, mingisugust, ma ei tea, geograafilist paiknemist, Google Maps, mida iganes on vaja kontrollida. Bellingcatil on nende kohta päris häid allikaid. EU versus disinformation on päris nagu aktiivselt sellist väga head ja kontrollitud informatsiooni praegu andmas. Ja kui tahad teada, kuidas meedia toimib, et saada aru, et miks ajakirjandus kirjutab ainult negatiivsetest asjadest ja miks ei ole Aktuaalse Kaamera esiuudiseks igal õhtul, et hei-hoo, sööge tervislikult ja liikuge väljas ja siis teie tervis on tugevam, et kui nagu, sest ma tean, et paljudel oli see küsimus, et miks nagu meedia paanikat õhutab, et siis tasub ennast ajada kurssi sellel teemal, miks meedia toimib nii, nagu ta toimib ja mis meie vastutus selles kõiges on. Et see on päris tähtis kusjuures, et millel me klikime, seda tehakse juurde. Ja meediataip, näiteks ERR-i portaal on päris mitmekülgselt seda meedia toimimise loogikat võtnud selgitada. Neljandaks, jätkan. Ma küsiks korraks küsimuse kiirelt. Et minu jaoks on see ekspertsuse teema hästi keeruline just seetõttu, et ma näiteks eile õhtul vaatasin Ringvaadet, kus arutati ühe video võib-olla tõele vastavust, võib-olla mitte, selle kohta hetkel mul päris faktilised andmed puuduvad. Aga mis minu probleem oli see, et seal inimene, kes räägiti, tuli mitu korda alla, et oli vist Ukraina kogukonna esindaja Eestis. Mis on igal juhul, kui ta räägiks Ukraina muredest, siis sellisel juhul oleks ta minu jaoks väga aga kuna ta rääkis nii-öelda ka infosõjast, kommunikatsioonist ja kõigest muust, siis minu jaoks tekkis veidike küsimus, et kas peaks paremini ekspertsuse välja tooma? Ma ütlen, ma käisin guugeldamas, et tal on õigusteaduse taust, ma ei leidnud nii tugevat kommunikatsioonitausta, et kas see peaks olema ka mõte, et mida iga kord ka mitte võtta, et kui see on nüüd ütleme meie riigitelevisioonis või et inimene, et see ei tähenda ka veel alati, et ta on päris valdkonna ekspert. Ja seda ma mõtlengi, et kontrollime ise, sest et ega see ei oleks ka okei, kui nagu haridusteemasid tohiksid kommenteerida ainult haridusteadlased ja koolijuhid või et kui kommunikatsioonist tohiksid rääkida ainult need, kes on, ma ei tea, kommunikatsiooni doktorikraadi teinud, et see ka ei ole ju päris hea olukord. Aga ja tõepoolest, nagu meie peame ise olema targad. Me ei saa oodata, et meile kogu aeg mämmutatakse kõik ette ära ja tehakse kõik korrektselt. Me peame ise saama hakkama. Ja see on ülioluline. Seda on nimetatud meedia infopädevusi on nimetatud isegi selle sajandi baasoskusteks ja teadmisteks. Kui sul neid ei ole, siis sa jääd hätta. Ja paraku seda, et sulle keegi tuleb ja õpetab sulle asja ära ja siis on korras, et ma tegin ühe kursuse ja mul on sellega hästi, sellele ei saa jääda lootma. Et sa pead kogu aeg ise ennast edasi arendama. Õnneks infoühiskonnas on nagu selleks võimalusi. Ja siin juures, nende ekspertsuse juures ma tahaksin väga ka tuua välja eraldi influencerid ja sisuloojad, et nad on väga tähtsad, sest nad vahendavad oma auditooriumitele, oma jälgijatele teadmiseid, hoiakuid, infot ja nad on ka nagu sellised nagu ajakirjanikud natukene, aga teistsugused, sest neil ei ole seda faktikontrolli nagu lävendit
ja nad tegutsevad teistmoodi. Tähelepanu on nende nagu selline oluline kapital, on ju. Et ma tahaksin, et teie saaksite aru, kes te olete võib-olla tavalised meediatarbijad, on ju, aga et saaksid ka sisuloojad, need, kes ise aktiivselt sisu loovad oma väiksematele või suurematele jälgijaskondadele, et te saaksite aru, et teil on vastutus praegu. Sest väga paljud sisuloojad, neil on ju suuremad jälgijaskonnad kui, ma ei tea, üleriigilistel meediaväljaannetel näiteks. Et noh, siin tuleb nagu endale teadvustada seda, kui tähtsad te olete. Ja nii tähtsad isegi, et näiteks USA-s on TikToki kuulsused täiesti riiklikus briifimise süsteemis sees, kus USA valitsus räägib oma riigi TikTokeritega, et nad saaksid aru, mis toimub ja et nad ka saaksid oma küsimustele vastused. Näiteks, kui nad märkavad, et nende jälgijad hakkavad küsima mingit tüüpi küsimusi, et neil on olemas usaldusväärne allikas, kes aitab nendele küsimustele vastuseid leida. Ja ühelt poolt siis tarbijatena, kasutajatena, info nagu väljas olijatena oleme kriitilised, mitte tigedad. Kusjuures see on oluline. Kriitilisus ei tähenda nagu tigedust ja ründamist. Et kriitilisus tähendab lihtsalt seda, et sa mõned asjad teed ise ära, mõtled, kas see on nii? Sa ei pea kohe minema ninna kargama inimesele, sest et võib-olla ta tegi ka vea, et selline nagu viisakalt väljendamine on see, mis meid sellest olukorrast päästab. Me oleme jube tigedaks läinud netis, aga nüüd me peame natuke ennast vähemalt ajutiseltki tagasi tõmbama. Aga nüüd, kuna sa tõid ise TikTokerid nüüd mängu, siis okei, et neid luubis hoida, see on väga tore, aga kas ei olnud just hiljuti case, kus järsku täiesti apoliitilised Vene TikToki staarid hakkasid väga poliitiliseks ja vist oli isegi video, kus pandi 2 videot üksteise peale ja see oli nagu sünkroonis rääkimine. Ja siinkohal ma ütleksin, et loll Vene valitsus, sest nad ei saanud aru sellest, mis teeb sisuloojad oluliseks ja tähtsaks ja ligitõmbavaks. See, et nad on autentsed, et nad räägivad nii, nagu nad ise räägivad. Ma ei taha hakata vaenlasele tööd tegema, aga see oli erakordselt rumal, et anti influenceritele ette skriptid, et loe see maha, nagu võimalikult tunderohkelt. Sest tõepoolest TikTokis liikus sadu tuhandeid sarnaseid klippe, kus oli see mingi käemärk, on ju, mida ma ei taha tegelikult näidata, kus oli kõikvõimalikke selliseid sümboleid kasutatud, et sa tunneksid ära, et see on nagu see koera viles. Saate küll aru, millest me räägime. Ja lisaks konkreetselt räägitigi ette kirjutatud teksti, et kui kõrvutada erinevate TikTokerite videoid, siis need sõnastused olid üks ühele. Mitte nagu võib-olla terves videos, aga teatud kriitilised lõigud, kus oli sõnumi kordamine, olid üks ühele kirjutatud. Mitte 2 influencerit ei räägi niimoodi ühtemoodi. Ja siinjuures olge ise hästi teravsilmsed selle juures. Hoidke silmad lahti, kontrollige. Näiteks, kui sa näed mingisugust infot, mine guugelda seda. Vaata, kas Snopes.comis on midagi selle kohta. Vaata, kas on midagi nagu kirjutatud ülejäänud meedias selle kohta. Sest reeglina vale ei püsi kaua, tõde tuleb välja. Meil on praegu kollektiivne globaalne kärgaju töötamas kogu aeg, kõige kallal. Mis tähendab, kui keegi üritab midagi nagu jaurata ja täielikku vale levitada, sellele saadakse jälile. Okei, aga enne kui me siit edasi lähme, mul natuke on nende suunamudijatega probleem ka, et kuidas ma ütlen, tegelikult on selle Vene Kremli propaganda infokanalid üllatavalt suures üllatavalt ja jutumärkides teeme nüüd nii, korrelatsioonis sellega, et kus kaudu enne liikus nii-öelda COVID-i teemaline valeinfo. Ja ka Eestis on olemas nii-öelda kas suunamudijaid või vannabi suunamudijaid või kuidas me neid iganes nimetame, kes olid väga tugevalt selles COVID-i valeinfo väljas. Kas nüüd võib eeldada, et nende kontodele võib ilmuda vaikselt sellist järgmist Kremli kõnepunkte või peaks olema tähelepanelik? Need suunamudijad, kes on kogu oma kuulsuse, kogu oma raha teenimise üles ehitanud vastandumisele,
et ma mõtlen oma peaga, ma kõiges kahtlen, kõike mõtlen oma jutu, oma väikse loo mõtlen siia juurde, on ju. Et need, kelle strateegia ongi see, et nad vastanduvad reeglina valitsusele, kõik, mis tuleb valitsusest, valitsevalt klassilt on halb ja siis leiutatakse juurde selliseid lihtsaid põhjus-tagajärg lugusid, mis on mõnusad rääkida ja naljakad ja mõnusad kuulata, sest et kui hea lugu. Noh, mõelge reptiilid ja 5G-mastid ja Soros on üks suur paha kuskil taust. Noh, see on nagu, need on mõnusad lood, aga neis ei ole tõde. Ja ma arvan, et nende inimeste puhul, kes on siiamaani teinud sellest oma raha tegemise masina, müünud erinevat pseudoteaduslikku kraami, kirjutanud raamatuid sisemisest avanemisest, teevad kallihinnalisi koolitusi, kus nad annavad lihtsaid mudeleid, kuidas saada rikkaks, ilusaks ja õnnelikuks, et need inimesed tõenäoliselt hüppavad sama rongi peale, sest nad peaks ju puht rumalud olema, kui nad sama strateegiat edasi ei kasutaks. See on ju see, miks neid jälgitakse. Teine asi on see, et mõned inimesed saavadki palka Vene Föderatsiooni käest. Nad saavadki raha selle eest, et nad 3 korda päevas postitaksid midagi, mis toetab Kremli narratiive. Ei maksa olla siin sinisilmne ja arvata, et see on mingi spioonifilmide värk. Ongi nii. Ja siis on terve hulk inimesi, kes siiralt on kõhelnud, kahenud, jäänud kuidagi ilma mingisugustest hüvedest ühiskonnas, millest nad tunnevad puudust ja nad tunnevad ka, et neil on õigus sellele. Ja nad on nii pettunud, et nad haaravad üle kõrtest. Ja ma kardan, et see grupp on see grupp, kellest mitte mul ei ole kahju, aga mida ma lihtsalt, mu hing on valus, kui ma vaatan seda, kuidas inimestele aetakse lihtsalt suvalist pada. Ja siis, kuna sa oled selles ruumis nii kinni, sa oled nii pettunud kogu süsteemis, sul ei ole enam sõpru, kes nagu avaksid sulle teisi perspektiive, sa oled nii kinni jooksnud sellega. Et siis, sa ei saa enam taganeda välja, sest sa oled kogu aeg seda trummi tagunud. Kuidas sa nüüd ütled siis, et ma nagu 3 aastat olen mind on petetud? See on hästi raske asi, mida tunnistada. Ja siin mina ei ole ekspert selles, et öelda, kuidas nendele inimestele lohutust pakkuda, kuidas neid aidata välja sellest tundest. Et siin on võib-olla kindlasti on palju paremaid eksperte, kellega Diana saab edaspidi rääkida. Nii, 5. tahaksin ma välja tuua seda, et ehkki päris paljude inimeste veebi ja sotsmeedia kasutamist nagu kirjeldab see, et ma tead, mis ma ikka lähen sinna, ma lähen mööda, et sa nagu näed midagi nõmedat, sa pööritad silmi ja issand, kui loll või appi, kui õel või kui ropp ja tige, miks sa nii teed, aga siis sa lähed mööda ja eemale, sest mis mina siin selles masinavärgis ikka loen, küll keegi reageerib, küllap keegi ikka reageerib. Et me peame nüüd tegelikult selle jama ära lõpetama. Et ma ise olen täpselt samasugune olnud. Ma olen kogu aeg silmi keerutanud ja mõelnud, küll keegi raporteerib, küll keegi teeb. Et ma ei lähe, mis ma lähen sinna nendega võitlema, on ju. Et see on ju mõttetu. Tegelikult ei ole. Et ikkagi, kui see vaikiv enamus ennast nähtavaks ja aktiviseerub nagu muud moodi ka, see ei tähenda, et sa pead minema kuskile ja hakkama hullult vaidlema ja rämedalt energiat panema trollidega võitlemisse. Et pigem on siin vaja meil kasutada neid mehhanisme, mis on olemas, sest ehkki nad on hambutud. Vahetevahel tundub, et see raporteerimine ei tööta, ma ei saa isegi vastu raportite mingisuguseid teateid enam, on ju. Siis teadke seda, et kulisside taga käib praegu väga suur restruktureerimine, ehk siis tehakse ümber neid süsteeme. Ja nii nagu Maarja Punak on ka öelnud, et see raporteerimise nii-öelda piir, et kust alates platvorm saab teate selle kohta, et sellega tuleb tegutseda, sest et piisav arv inimesi on andnud sellest teada. See võib olla 7 teatud juhtudel, näiteks Twitteris oli mingil hetkel teatud sisu puhul oli 7 lipukest on vaja külge panna selleks, et asi läheks töösse. Facebookis 10+ viimaste andmete järgi vähemalt. Ja tõenäoliselt sinna on ressurssi juurde tulemas, aga ma ei ole nagu optimistlik, et see on see võluvits, mis asja ära lahendab. Aga see on üks vits, mis meil on. Ehk siis, et anda teada, kui te näete inimesi, kes ähvardavad vägivallaga, kes rõvedalt ropendavad,
te olete näinud neid kommentaare. Isegi kui sa oled praegu nagu väga noor inimene, kes seda vaatab, siis sa tõenäoliselt juba oled näinud, kui nõmedad võivad inimesed netis olla. Kommentaariumites, ma ei tea, TikToki üksteise kommenteerimises, jutulõimedes, siin-seal foorumites. Aga ma ütlen päriselt, nagu see ei pea nii olema. Me ise tegime selle. Mitte ainult meie, aga meie ise oleme asja selle kujundanud, mis tähendab, et meil on võimalik see ka ümber kujundada. Seega, anna märku, raporteeri, pane lipuke külge kõigele sellisele, mis on selgelt kas kommunikatsioonikultuuri eirav, et kuidas me üksteisega räägime, või mis selgelt jagab mingisuguseid kahtlaseid allikaid, räägib sellest, et äkki ikka olete asjast siin valesti aru saanud. Tegelikult ukrainlased lilledega on inimestel vastas tänavatel, kes neid vabastama tulevad. Et kui te nagu näete seda tüüpi infot, mis on selgelt vale info, siis tasub raporteerida. Raporteerida ei tohiks neid inimesi, kes lihtsalt arvavad natukene teistmoodi asjadest. Ma ei tea, kui te hakkate vaidlema, et millised, ma ei tea, artistid on vägevad või mis värv on parim või kas Eestile on tuumajaama vaja või mitte. Et nagu, kui seal on tsiviliseeritud selline nagu normaalne arutelu, siis loomulikult see võib sulle mitte meeldida see arvamus, aga see ei ole põhjus veel selle raporteerimiseks. Raporteerida tuleb aga nagu selgelt vaenulik ja vale ja vägivaldne informatsioon ja kusjuures palju sellisest nagu kangemast kraamist tuleks igaks juhuks edastada ka veebikonstaablitele, veebipolitseinikud, kes praegu vajavad seda, et me annaksime neile märku, kui miskit kuskil toimub. Nad tõenäoliselt ei nagu saa teiega pikalt sellest vestelda, sest nad on meeletus infotormis praegu, aga neil on neid infokilde vaja. Ma muidugi tooks siia ka veel ühe asja, et üks asi on selline raporteerimine aga mida ma ise tunnen sotsiaalmeedias, kuna ma üsna palju võtan sõna, üritan kirjutada selliseid õpetajaid postitusi, siis alati tuleb sinna postitust all mul täiesti headelt tuttavatelt sõpradelt, ära nii palju muretse, mis sa siin ikka, et mine naudi ilus ilm väljas, on ju. Ehk siis selline tagasitõmbamine, et kas on vaja, et okei, kui sina ei taha muretseda, okei, las olla. Aga seda tuleb tuua, et selline, ma ütlen, minu tutvusringkond on väga aktiivsed inimesed üle keskmise. Ja kui mina tunnen seda survet, et mis sa siin postitad, et rahune maha, siis tavainimesel võib ju see surve suurem olla või? Kahtlemata. Ja siin ma arvangi, et on normaalne, kui sinu meediakäitumine on ühtemoodi ja on normaalne, kui sinu meediakäitumine on teistmoodi ka. Et me ei pea kõik olema selles tohutus keerises ja kogu aeg päev läbi raporteerima ja selles negatiivses, õudses inforuumis on kindlasti mitte. See ei ole see, mida ma tahan siin öelda. Aga et on okei, kui sa saad oma uudised palju kontsentreeritumalt, ma ei tea, läbi kindlate meediakanalite ja et sa ei ole kogu aeg selles keerises, sest see võib ka nagu vaimse tervisega väga palju halba teha. Aga teiselt poolt see mõistmine, et teistsugused on, inimeste meediamaailmad on erinevad. Kes saab info TikTokist, kes saab info Facebookist, ma ei tea, Teet Kalmuse, Igor Taro postitustest, kes vaatab kord päevas uudiseid ja teate küll, igast erinevaid mustreid on. Ja kui sa natukenegi üritad nagu valida oma meediadieeti või menüüsse allikaid, mis on professionaalselt ajakirjanduslikult kokku pandud, kus on olemas see teatud ekspertsus taga, usaldusväärsus, siis sellest võiks piisata. Praegu ma ennast täiesti infosulgu ei paneks. See võib olla ohtlik. See võib lihtsalt olla sulle ohtlik, kui sa ei tea, mis maailmas toimub. Et natukene peaks proovima olla kursis, aga kui sa ei ole nagu 100% ja kogu aeg nagu rindel on ju, et siis see on ka okei. Ei, minu point oli pigem see, et okei, kui sa ise aktiivselt ei tegutse, aga ära nüüd teisi nagu ütleme, et kes püüavad tegutseda, et nii-öelda las nad tegutsevad, et praegu pole võib-olla see aeg öelda, et kuule mine naudi, et kui inimesel on aega energiat panustada, siis las ta panustab, on ju. Kahtlemata, sest et oleks ju väga mugav minna edasi eluga nii, nagu midagi ei oleks juhtunud, aga päris nii ei saa. Nii, et meie asi jääks mõistliku pikkuse piiridesse selle kiire veebiloengu juures, siis 6. soovitusena ütlen ma, et kustuta provokatsioonid, kui sinu isiklikus inforuumis keegi tuleb ja lällab.
sõnavabadus ei tähenda seda, et sa ei tohiks seda ära kustutada. Me oleme olnud väga kannatlikud selles osas, et me oleme lasknud igasugustel lällerdistel olla nii uudiste kommentaariumides, iseenda videote ja postituste all lällamas. Nagu kartes seda, et kui ma kustutan, siis ma rikun kellegi sõnavabadust. Tegelikult ei ole ju nii. Kas sa oma koju laseksid kellegi lällama tulla lambist? Ei laseks. Aga miks ma peaksin laskma oma info koju kellegi lällama? Lihtsalt, et nagu kardan teda või kardan kustutada või nagu tsensori silti kardan või sellel inimesel on ju endal, kui ta kasutab seda platvormi, ükskõik mis platvorm see on, tal on ju endal võimalus luua sisu ja lällerdada täpselt niimoodi, nagu ta soovib seal. Tal ei ole õigust tulla minu sisu alla jaurama ebaviisakalt ja nagu provokatiivselt. Selle võib rahuga ära kustutada. Jah, see ei ole totaalne sõnavabadus, aga totaalne sõnavabadus ei olegi väga hea mõte, kusjuures algusest peale. Seega ma julgustan väga nagu kustutada ära vihkamist täis asjad. Sul ei ole kohustust neid asju üleval hoida, ükskõik kuhu sa sisu lood või kus sa osaled. Ja teine asi on see, et kui sa midagi kustutad, siis enne tee screenshot, tee sellest kuvatõmmis. Siis sul on olemas sellest tõestus ja pärast ei ole võimalik öelda, et mina siin viisakalt tulin ja küsisin paar ebamugavat küsimust ja siis kohe tema tuli ja kustutas ära. Et me oleme natukene võib-olla olnud liiga kannatlikud siin selle juures, et selline nagu õudne lärm ja lällamine on nagu normaalne osa kommentaaridest. Ei ole. Samamoodi, kui sul on mis iganes platvormil sa tegutsed. Mina julgen küll öelda, praegu võib kustutada palju julgemalt kui võib-olla sõjavälisel ajal. Jah, ma ise olen ka läinud väga karmi poliitika peale, kuna üks asi on see, et pannakse valeinfot, solvatakse kõik see. Teine asi on see, et see ise nimetad või see vist on whataboutism on ju. Et hästi palju on neid inimesi, kui ma üritan mingit probleemi sotsiaalmeedias tuua, kes tulevad ja hakkavad sinna panema, ütleme, et mind häirib mingi Riigikogu liikme sõnavõtt, siis tullakse kuhugi alla ja pannakse näiteks, kuna ma Eesti 200 nimekirjas kandideerin, kuigi ma erakonnas ei ole, siis mulle iga kord need Kaja Kallase mingid vanad, mitte Kaja, Kristiina Kallase vanad tsitaadid. Ma olen näinud, et need, kes kuidagi reformiga seotud on, neile visatakse seda, et aga seleta seda. See ei ole oluline. Ma võin selle ajaloo üle sinuga diskuteerida, on ju, kui sõda on läbi, kuigi ma ei saa aru ka, miks ma siis peaks. Aga see on nagu teadlik tähelepanu kõrvale juhtimine siis seal minu ruumis. Just nimelt see whataboutism, nagu sellele viidatakse, et see on täitsa tehnika, kuidas fookust hajutada, et kuidas viia jutt rööbastelt maha, kuidas panna inimesed omavahel kaklema. Samamoodi ja tegelikult olgem ausad, jah, nagu teatud osani on ju tõde, et ega Ukraina sõda ei ole ainuke sõda. Enne seda on kohutavaid asju juhtunud erinevates maailma osades, mitte väga ammu. Et miks nüüd siis nagu Ukrainale nii palju tähelepanu on ju. Praegu ei ole selleks õige hetk, et arutada seda. Me saame hiljem tulla kõikide nende asjade juurde tagasi ja läbi arutada, miks me valgetele inimestele tormame appi, aga pruunimatele inimestele ei torma. Miks me sellest tegime välja ja sellest mitte. Need on kõik väga tähtsad küsimused. Aga mitte praegu. Fookuse hoidmine on hästi oluline, sest et me oleme rääkinud siin juba üle poole tunni sellest, kui infokorratuse nagu selline mäsu on praegu toimumas. Tuleme nende teemade juurde, palun tagasi, aga siis, kui see olukord on stabiliseerunud, et me ei pea tegelema konkreetselt aktiivse sõjaga. Trollidest rääkides tasub nagu hästi teadlikult saada aru, et need on samamoodi, need on tehnikad. Ja trollid sõna on hakatud väga vabalt kasutama, sest et ta tähistab praegu nagu palju rohkem, et kui ta algselt tähistas, et trollimise selline interneti ajalooline lugu on see, et nagu trollimine on olnud selline natuke nihilistlik praktika, kus sa lähed nagu sellepärast, et nagu lõbus oleks, pulli saaks, et lähed ja provotseerid inimesi ja proovid neid natuke närvi ajada, selline torkimine. Et see on olnud nagu trollimise selline klassikaline tehnika
selgitus. Aga tänasel päeval me räägime trollidest ka näiteks bot-trollidena, automatiseeritud massid. Need on need profiilid, kus taga tegelikult inimest ei olegi üldse. Et need on automatiseeritud, postitamaks kõik ühel ajal täpselt samu sõnumeid, et see leviks hästi kaugele. Reeglina nad on omavahel ka võrgustunud, mis tähendab näiteks, et need võivad olla inimesed, kes tunduvad nagu neil oleks 4000 sõpra, aga tegelikult need kõik on need automatiseeritud bot-trollid. Siis on Kremli jutupunkti inimtrollid, need on need inimesed, kes päriselt saavadki kas palka või siis nad ei saa aru, mida nad teevad. Ja nende kohta on hakatud ütlema ka troll. Ja siis on täpselt need sellised merilõvitajad või sea lioning on see ingliskeelne termin. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles täpselt võib-olla on parem termin kui merilõvitamine, aga need on siis need inimesed, kes tulevad nagu näiliselt siiralt. Ei, ma lihtsalt küsin küsimusi. Ei, ma siiralt ei tea, aga seleta mulle. Nende eesmärk ei ole saada targemaks või teadlikumaks, nende eesmärk on sind ära väsitada. Et see on kõikide aktivistide selline, te teate neid inimesi, kõik, kes on vähegi kunagi kirglikult mingisuguse teemaga tegelenud, teavitusega ja igasuguste avalike kampaaniatega, te teate, seda tüüpi trolle tuleb alati iga teema. Kusjuures ma pean siin taaskord kiire kommentaari tegema selleks, et just see päev, kui sa selle postituse tegid oma Facebooki, siis jah, ma olin neid enne näinud, ma ei olnud seda teadvustanud, aga sel päeval ma näiteks ühe oma mailboxis ja teise oma seinal, mis oli nii puhas taktika, ehk siis jah, et nüüd mul ongi uus taktika, et okei, et siin on tegu merelõvi trolliga, et kummardan, lehvitan ja lahkun, on ju. Aga enne selle teadvustamist ma ausalt öeldes kulutasin päris palju aega nende peale kahjuks. Et siin on muidugi oht, et sa nagu mõne tõesti siiralt infot vajava inimese saadad kukele, aga ma vaata, kui palju loomi hakkas tulema kohe metafoorides. Aga ma kardan, et kui nagu praegu hästi aktiivselt infosõjas osaleda, nagu ma olen näinud, et sina osaled ja väga paljud teised, siis sinu energiat on mujale vaja. Et seda on hädasti vaja mujal ja meile ei ole ühiskonnana nagu kasulik, kui sa ennast ära väsitad mingisugustes üks-ühele vaidlustes, et kas see ikka on päriselt, on ju. Ja nagu allikate mõttes iseseisvat tegutsemist ei toimi nagu baasasjade selgeks tegemisel, on ju. Et tundke ära ja mul on nagu, me kõik oleme noored olnud. Ehk siis ma tean, et nagu teatud vanuses nagu ongi huumorisoon teistsugune, et see nagu selline torkiv, natukene ärapanev, selline huumor, nagu see ongi see, kuidas huumorit tehakse. Eriti digikultuuris üles kasvades, on ju. Te olete ju kõik internetis käinud, nii et ma eeldan, et te olete näinud seda tohututes kogustus musta huumorit, mis on meid kõiki üles kasvatanud. Et see on okei. Ja see on ootuspärane ja see on täiesti normaalne, aga ma praegusel hetkel paluksin, kui vähegi saad, hoia tagasi sellist sarkasmi ja irooniat ja kõike muud säärast, sest see jälle hägustab inforuumi. Et inimesed, kes ei saa aru, et sa tegid nalja, inimesed, näiteks ka Vene infotööstus ja infopropaganda masina inimesed saavad kasutada näiteks sinu halvasti tehtud nalja, näitamaks, et vaata, Eesti noored ei tahagi olla eestlased enam või kuidagi nagu väänata seda sinu tagurpidi nalja teistsuguseks. Seda ei maksa nüüd paranoiliselt karta, et Vene julgeolekuteenistused teid igal sammul jälgivad, aga samas mingisuguseid asju on võimalik küll võimendada, jah. 7. punkt on see, et meediaväli avaramaks. Kui vähegi saad, siis kui sa oled olnud hästi kapseldunud mingisugusesse ühte inimesse, kes annab sulle näiteks uudiseid või ühte kanalisse, kus sa saad tavaliselt oma uudised, võta kõrvale midagi veel. Kui jaksu on, siis rohkem. Kui jaksu ei ole, on täiesti okei, kui see tähendabki nagu ühe kanali, ühe uudisteallika juurde toomist. Ja siin, kui see teema nagu rohkem huvitab, siis just siin täna on 16. märts. Kui te hiljem vaatate, siis te oskate ennast niimoodi ajaliselt paigutada. Eelmisel nädalal me tegime sisse ühe podcasti, mis on umbes tunniajane kuulamine, kus me räägime hästi konkreetselt väljaannetest, nagu et keda meie ise
koos oma Ühiskonnateaduste Instituudi meedia infopädevuse kolleegidega, keda meie jälgime, kust meie oma info saame. See ei tähenda, et see on nagu lõplik tõde. See on lihtsalt nagu 3 inimese meediamenüüde kirjeldus. Kusjuures me oleme hästi erinevad, me avastasime oma kogu tehnikas ja lähenemises. Nii et kui te nagu mõtlete, et et tore on, et võiks olla kontrollitud allikad ja nii edasi, aga mis need on, siis sealt näiteks saate ülevaate. Samamoodi Tartu Ülikooli raamatukogu on pannud nimekirja üles, Propastopis on nimekiri. Neid nimekiri on veel, et väga paljud inimesed üritavad praegu meid aidata, et me oskaksime oma meediaplaane kokku panna. Nii, nüüd ma küsiks kohe. Üks asi, mida ma olen tähele pannud hästi palju internetis, on see, et kurdetakse, et miks näiteks Delfi, Postimees, väga paljud välismaised allikad, et miks nad tasulised on, et miks nad infot ei anna. Et ma ise olen püüdnud alati selgitada, et tasuta lõunad olid ka Vene propagandakanalid meie meedias, nägime ise, mis saab, et tasuta asjad ei ole väga odavad. Ja et praegu tegelikult nii kallis ei ole, et ma ise tellisin New York Timesi, just oli üsna sooduspakkumine praegu kuuks ajaks või et kas sinu meelest, et mitu tasulist meediakanali ligipääsu sul on? Et ma tean, et Tartu Ülikooli muidugi õppejõuna on sul vist kõigile ligipääs või? Ei ole. Mul personaalselt on pakettidena, kus on nagu mitu erinevat väljaannet, on 3, 4 äkki. Ja ma siinkohal tahangi öelda, et üks kõige tähtsam kriitilise tähtsusega info pannakse üles ilma maksumüürita. Nagu kui on selline info, millest sõltub Eesti inimeste ellujäämine, tervis, heaolu, siis seda ei pane keegi maksumüüri taha. Aga kui ajakirjanik on teinud nagu rohkem tööd ja kui see on pikem analüütiline lugu, kus ta on tõesti nagu väga palju erinevaid allikaid läbi töötanud, kas tal ei ole siis õigus selle eest palka saada? Et me teeme õhinapõhiselt palju asju, aga hetkel meediamudelid on sellised, et kus see raha siis neile tuleb? Riik ei tohi raha anda, sest et ajakirjandus peab sõltumatu olema, on ju? Välja arvatud nagu ERR, mis on selline rahvuslik miinimum uudised, mis meil tarvis kõigil on. Et nagu riik ei saa appi tormata, mitte ükski välisorganisatsioon ei ole piisavalt huvitatud Eesti inforuumist, välja arvatud Venemaa muidugi, et anda nagu kuidagi humanitaarabi korras meediale regulaarselt, et inimesed jaksaksid nagu ennast välja õppida ja harjuda selle tööga ja nii edasi. Et keegi niimoodi ju seda ei toeta. Paberlehti, mis vanasti olid hästi olulised uudiste siis ringluse, raharingluse ja vereringe. Paberlehti ei osteta nii palju, et digilehtede lugemine on läinud järjest ülesse. Nagu, kust nad siis raha peaks saama? Adblockid on meil kõigil peal. Nagu inimesed vajavad ju töö eest palka ja see 1, 2, 3 eurot, ma loodan, et me leiame eriti näiteks arvestades ka, et need suured eripaketid, mis maksab juba 10 eurot kuus, aga mille eest sul on 12 erinevat väljaannet või oli see isegi rohkem, neid on võimalik sõpradega jagada, mis tähendab, et ma saan nagu 5 inimesele osta 10 euro eest infole. Ajalehed. See ei ole meeletu summa. Sa maksad Netflixi eest rohkem. Sa maksad Spotify eest rohkem. Nagu... Ma tahtsin, et sa selle välja ütled. Ma saan aru, et me oleme ära harjunud tasuta info liikumisega. Jah, oleme küll, sest et see, et info on vaba ja nii edasi, on ju kogu interneti mõte olnud kõik need aastad. Aga professionaalne sisuloome mis on nii väikeses keeleruumis nagu meil. Saate aru, nii vähe inimesi räägib seda keelt, mõistab neid tekste. Auditoorium on nii väike. Me peame seda toetama. Kui tegemist oleks nagu inglisekeelsete asjadega, siis ma räägiks teist juttu, sest seal on globaalne auditoorium. Aga eesti keelt räägib nii vähe inimesi. Et mõelge nagu, kui tähtis on see, et meie ise väärtame. Samas ka ingliskeelse kvaliteet väljaanded ikkagi tahavad subscriptionit, et ärme nüüd lihtsalt, kui asi on tasuta, siis mõelge, kes ajakirjanikule palga kinni maksab, enne kui hakkate seda väga uskuma, minu soovitus. Just. Jah, et olgu siin siis selliseid sõnumeid ka.
Ja oluline on teadvustada endale ka seda, et absoluutselt kõigil on agenda, et kõik inimesed, ükskõik milline kommunikatsioon, meil kõigil on mingisugused eesmärgid. Need eesmärgid võivad olla sellised, et ma tahan, et ma ei tea, ma õiendan oma lapsega näiteks, sest et ma tahan, et ta jääks ellu, on ju, et ta ei jookseks autoteele ja ei saaks surma. Et sellel kommunikatsioonil võib selline eesmärk olla. Või siis näiteks Eesti Vabariik räägib oma rahvaga üsna rahulikul toonil just nimelt selleks, et inimesed ei oleks paanikas, et nad tunneksid nagu, et riik on olemas ja me oleme kaitstud, on ju. Ja miks näiteks ei jagata mingisuguseid iga infokildu kohe näiteks riigiaparaadi poolt, on just, et seda on vaja kõigepealt hästi kontrollida. Riik ei ole nagu, ma ei tea, mingisugune kollaste uudiste edastaja. Õpetajad üritavad oma agendat teile erinevates ainetundides teha selgeks. Propagandal on huvi selles, erinevatel propagandaliikidel on huvi selles, et te usuksite just seda sõnumit. Ehk siis kõigil on kommunikatsioonis oma agenda. Agenda ei ole nagu ka paha sõna. Et see on killukestest mosaiigi kokkupanemine ja ma julgen jälle nagu soovitada seda, et ise saad hästi palju ära teha. Meedia infopädevused on niivõrd olulised, et sa ei saa ennast jätta vaakumisse. Saad, aga tõenäoliselt ei teki sul siis nii palju eneseteostusvõimalusi elus. Kõik uksed ei ole sulle avatud, kui sul ei ole meedia infopädevuste üsna tugevat baasi. Ja nüüd üks selline lihtsalt nagu, kui selles info hulluses keerelda, siis võid sa vahetevahel kukkuda ära mingisugustesse sellistesse infolõksudesse, kus sulle hakkabki tunduma, et aga äkki on niimoodi. Aga äkki on nii, et nagu Ukraina ikkagi biorelvad ja pommitab oma enda haiglaid ja Zelenski on mingi hull, on ju, kes ma ei tea, käib, et täristab kuskil lasteaedades automaadiga. Aga äkki ongi nii. Siis tasub nagu korraks lihtsalt võtta see suur pilt. Et kui me praegu oleme, maailm on pooled ära valinud, on ju. Et kas Venemaal on õigus ja moraalne õigus ja kas Venemaa väärtused on head või on see Ukraina? Kui sa praegu nagu vaatad seda tasakaalu, et ÜRO hääletus on näiteks esimene hääletus, mis tehti, on ju, mis oli indikaator sellele, 140 maailma riiki ütles selgelt välja, et nad on Ukraina poolt. 5 ütles välja, et nad on Venemaa poolt. 140 versus 5. Ja mõtle, seal 140 seas on nagu igasugustest erinevatest taustadest, väga erinevad juhtimisstiilid, kultuurid, vaesus, sotsiaalsed probleemid, väga erinevad riigid. Ja selle 5 seas oli muidu Venemaa ja Valgevene ka, on ju, nagu, kes on ise praegu põhimõtteliselt aktiivselt sõjas. Et see nagu, ei tundu kuidagi nagu ebaloogiline. Või siis nagu see, et kui sa vaatad üldiselt nagu globaalsel tasemel, kes on hukka mõistnud selle sõja ja Venemaa. Need on miljardid inimesed. Need on nagu miljardid inimesed. Nagu kõik, ma ei tea, vabad mõtlejad, suuremad mingisugused maailmataseme eksperdid, valdkonna teadjad, kes on aastakümneid uurinud seda teemat. 100 000 organisatsioonid on ennast kõik Venemaast välja tõmmanud ja vastanduvad Venemaale. Et nad kõik on valesti aru saanud või? Ja lihtsalt ma nüüd kommenteeriks ka, et kui nüüd keegi mõtleb, ma kardan, et need inimesed väga ei satu meie videot vaatama, aga lootus jääb, aga see on kõik väga hästi koordineeritud globaalne vandenõu. Siis need inimesed peaks ju geeniused olema, kes sellise vandenõu ära suudavad koordineerida. Ei, vaata, geeniused eksisteerivad, on ju. Geeniused on päris inimesed. Okei, ufod. Aga nad usuvad, et... Ei, see ei ole, see on, ma ei taha naerata. Ma tean, et vandenõud maitsevad head meie ajule. Meile meeldib näha loogikat suurtes süsteemides. Kole tõde on see, eriti nagu, kui teismeline inimene praegu vaatab seda videot, see on nagu suur tõde, mis teile avaldatakse. Täiskasvanud ei ole nii koordineeritud ja nad ei tea nii nagu lõpuni kõiki asju, kui nad võib-olla vahetevahel välja näitavad. See lihtsalt ei ole võimalik. Sellise taseme vandenõu orkestreerimine, et info ei leki, et keegi ei lobise, et kuskilt nagu need niidid ei tule välja, et dokumente ei tule välja, mitte midagi muud säärast. Ma ei tea, grupitööd olete kunagi teinud?
Kujus hästi, kõik tegid niimoodi asju või? Ei teinud ju, inimesed ei ole sellised. Nii, aga et mitte minna nagu liiga kergeks selle teemaga, siis ma tahaksin korraks juhtida tähelepanu ka sellele, et tunneme ära neid erinevaid nagu selliseid inforuumi väikeseid osakesi, mis on osa sellest sõjast. Näiteks erinevad hüüdlaused, lööklood, sellised isegi juba propagandatehnikad on ju, mis tekitavad meis teatud selliseid, kas me nagu suudame nagu aru saada mingitest asjadest. Ja igas sõjas on vaja mõlemal poolel neid lauseid. Ma praegu ei ole siia ära toonud Venemaa poolt kasutatavaid lauseid, sest ma ei taha neid võimendada. Aga ma olen siia ära toonud need laused, mis on, mõned neist on tõenäoliselt hästi läbi mõeldud. Mõned neist juhtuvad kogemata. Nagu näiteks lause, mis, ma ei tea, tegi ajutiselt lubatavaks ropendamise, et see sündis situatsioonist. Või siis Ukraina naine, kes sõneles Vene sõduriga ja ütles, et pane endale vähemalt päevalille seemnet taskusse, siis on sinust midagi tolku, kui sa siin sured. Need laused on läinud infoühiskonnas nii lendu, et isegi need inimesed, kes võib-olla tahaksid sellest kõigest eemal hoida, nende lööklausete kaudu nad siiski jõuavad nagu selle teema juurde. Kangelasnarratiive on ka mitmesuguseid, sest et infosõjas on vaja kangelasi. Ja praegusel hetkel on Zelenski on väga õige inimene õiges kohas, sest ta suudab seda rolli kanda, seda kangelase rolli. Aga pange tähele, et kangelasi on mitmesuguseid. Näiteks räägitakse Kiievi vaimust, sellisest, keegi ei tea, kes see on, kus ta on, hävituslendurist, kes tekitab siis vaenlase ridades suuri auke. Või siis ka näiteks, kui me mõtleme kõikidele nendele traktoritele, Ukraina põllumeestele, kes lihtsalt nagu tuima näoga koni hambus veavad ära raske sõjatehnikat. See on kangelasnarratiiv ja see võimaldab olla kohalikel inimestel ise kangelane. See on hästi tähtis osa. Aga siinjuures ma tahaksin ka tuua välja selle, et me kõik oleme aidanud Putini kangelasnarratiivile kaasa, sest aastakümneid juba võib öelda, üle 10 aasta vabalt, on lõputu hulk meeme, kus Putin palja torsoga sõidab hobusega, sõidab karuga, sõidab toonekurega, millega iganes. Et sellest on saanud nagu nali, on ju, et Putin jälle palja torsoga kuskil sõidab. Ja kõik need igasugused in Russia, see teeb seda ja teate neid meeme. Need on tundunud meile nagu nali, aga nad on samal ajal ka kinnistanud seda, et Putin ongi siuke võimas juht. Et Venemaal ongi nagu siuke karmid vastupidavad inimesed. Me ise oleme seda narratiivi nalja pähe päris kõvasti vooderdanud. Et see on jälle selline endale otsa vaatamise koht. Nii et jah, neid tuleb ära tunda, neid erinevaid narratiivi ja propaganda jupikesi ja seda nagu mõlemalt poolt, et olla ise aus ja mitte kalduda ära mingisugusesse täiesti ühele poole kaldu maailmasse. Aga ja, veel kord 9. punktina fookus tasub selgeks hoida. Me õnneks oleme nendest asjadest siin käigu pealt ka rääkinud. Oluline on see, et kui on mingisuguseid plaane tehtud nagu pikalt, aga praegu on näha, et need ei sobi sellesse praegusesse olustikku, siis tuleb ära jätta. Süsteeme tuleb muuta, tuleb olla paindlikum, tuleb nagu saada aru, mis toimub. Ma läksin ülivihaseks teatud ettevõtete peale, kes ei suutnud aru saada sellest, et olukord on muutunud. Turunduskampaaniaid ei oleks tohtinud lasta sellisel kujul minna. Näiteks siin see ülemine kollane oli sõja alguses 1. märtsil, mõned päevad oli sõda juba käinud, on ju, nädal aega või nii. Ja siis tehti ikkagi ühepäevane kampaania, mille sõnum oli anname alla. Või näiteks Viirelaiu saar, kes üritas toetusavaldusena, aga see ei olnud see, et oi, me proovisime ka välja kukkus halvast. Ei, nad tahtsid saada selle teema tuules endale positiivset kommunikatsiooni ja nad panid endale Facebookis nimeks Snake Island 2, kui oli see Ussisaare asi just toimunud.
äärmiselt tooni, noh, see tone deaf, nagu inglise keeles öeldakse selle kohta. Aga olgu, lähme viimase asja juurde. See on 10. ja 10 on selgelt seotud enesehoiuga. Sest et me oleme rääkinud sellest, et mida kõike peaks tegema ja kuidas peab olema paranoiline ja teadma ja tundma ja arendama ja kogu aeg nagu aktiivne. Siis ülioluline on ka see, et sellele doom scrollimisele või õõvarullimisele või ka, nagu Twitteris öeldakse, õõvallappamine, et sellele panna piir peale. Et sa ei oleks kogu aeg selles kohutavas infokildude voos. 1, raamatud, kui sa vähegi loed raamatuid. Hästi lihtsalt, kõige lemmikumad autorid, kõik sellised nagu naljakad, kergesti tarbitavad, sellised žanrid, mis ei nõua sult tingimata nagu meeletult süvenemist, et sa nagu pead nagu hullu pööra vaeva nägema, et teksti sisse minna. Kui raamatud ei ole sinu rida, siis miks mitte ka leida lohutust mingisugustest Netflixi või mis iganes mingitest sarjadest, reality showdest, millest, mis iganes võimaldab sul lülitada oma pea välja sellest, mis maailmas toimub, kui see peaks sinu jaoks olema selline väga rusuv. Siis näiteks Vikerraadio kuuldemängud, kus on näitlejad sisse lugenud raamatuid, 2 kärbest 1 hoobiga, saad klassiku loetud kõrvadega ja teiselt poolt su aju võtab selle konksu. Ta hakkab kaasa elama sellele tekstile. Pikematele jalutuskäikudele või kus iganes ei ole sul vaja nagu aktiivselt oma aju kasutada ja siis tavaliselt on see, kus me läheme doomscrollima. Samuti nalja tegemine, aga nalja tegemine siis võib-olla pigem privaatsemates kanalites, sest ma arvan, et me oleme siiski hetkel siin üsna privilegeeritud oludes, vähemalt praegu. Et ma ei tea, tasub läbi mõelda, et kuidas see tunduks, kui sa oleksid ukrainlane ja sa näeksid, et Eestis normaalne elu jätkub ja siis nad teevad ohjeldamatult nalja selle üle, mis Ukrainas toimub. Ma ei tea, mul kuidagi tõenäoliselt käiks see vastu südant. Küll aga tuleb endal leida sellised sõbrad, keda sa saad lõpuni usaldada, kes lasevad sul ventileerida. Ehk siis, et sul oleks ka koht, kus olla nagu mitte kogu aeg krampis ja allikakriitiline ja kõike nagu mõelda läbi ja kogu aeg nagu käituda nii, nagu peab. Vaid et sul oleks inimesed, kes on valmis sind ka sinu kõige väsinumal hetkel ära kuulama ja ütlema, et kõik saab korda. Teevad sulle kalli ja ütlevad, et jaura, aja soga, mis iganes sul vaja, karju, lälla, räägi lolle anekdoot, mis iganes vaja on. Et nagu kõik saab korda ja ma ei tule tagasi selle teema juurde. Et ei kasutata ära seda infot sinu vastu hiljem, et sa oled nii või naa öelnud. Ja siis mingisugused lõdvestumise asjad, mis iganes teil töötavad, et ma ei tea, kuuma duši alla minemine, oma kallite inimeste kallistamine, õues kõndimine, spordi tegemine, kommisöömine võib-olla isegi mõnel puhul aitab. Et seda kõike ei maksa ka selles infosõja oludes ära unustada, et see ei ole sprint, vaid see on maraton ja me peame ise ennast hoidma, et me püsiksime nagu enam-vähem tervena. Okei, et tegelikult me võiks ju rääkida siin veel paar tundi, aga ma väga loodan, et see andis mõtteid. See kindlasti ei tähenda, et kui see video on vaadatud, siis keegi võib endale pai teha ja öelda, et nüüd ma tean infosõjast kõike. Ei, et see on alles esimene samm väga-väga pikal teel ja ma arvan, ei mina ega vaevalt Maria, sina ka julged öelda, et sa tead infosõjast veeranditki või kümnendiku või 1% äkki. Väga tilluke osa kogu teadmiste maastikust, jah. Et paratamatult, et nagu ma oma õpilastele alati ütlen, tervislik paranoia on tänapäeval hea, et suhtuge skeptiliselt igasse infokildu. Kui see infokild teie elu otseselt ei mõjuta ja te seda jagada ei taha, siis te ei pea allikakontrolli tegema minema. Kui te tahate seda jagada või hakkate mingeid oma elu otsuseid selle põhjal tegema, siis alati kontrollige allikat. Et jah, ma ei tea, kas midagi veel Maria lõpusõnaks? Ei. Aga ma ütlesin kõik ära. Okei, aga siis praegu lehvitame, et uute kohtumisteni.